nii, ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. Tänaseks webinari teemaks on siis, kuidas saada endale sellist aeda, mis ei tekitaks sulle stressi, vaid mis toetaks ka sind. ja ma panen sulle siia kohe ka siis slaidid ette, mis ma sulle ette valmistasin. nii, siit ma panen ilusti selle kinni. ehk siis, kui sul ei ole aega hooldada, kuidas sa siis saad ka sellest hoolimata ilusat aeda omada, ilusat aeda siis pidada. Ja täna me räägimegi sellisel teemal, mis puudutab väga paljusid aiaomanikke tegelikult. et kuidas luua selline aed, mis näeb hea välja ka siis, kui sa ei jõua seda kogu aeg hooldada, kui sa ei jõua iga päev aias hooldada ja sul on vähe aega, sest et päris elu ei käi niimoodi, et meil on iga nädalal mitu päeva vaba, noh, nagu vaba päeva, täispäeva aias, kus me saame tegutseda, vaid kindlasti on olemas sul ka töö, sul on pere, sul on muud kohustused, võib-olla oled väsinud, mingid ootamatud asjad tulevad vahele ja kui aed on üles ehitatud nii, et ta nõuab väga nagu kogu aeg pidevat sekkumist, siis muutub ta väga kiiresti sellest rõõmust koormaks. Ja täna ma ei räägi sellest, et kuidas olla veel tublim ja teha nagu veel rohkem ja rohkem, vaid ma räägin sellest, kuidas aeda targemalt siis üles ehitada, et ta hoiaks oma üldmuljet ka siis, kui sa ei jõua kogu aeg nagu iga nurka sättida. Nii, ja alustame siis võib-olla sellisest ausast kohast, et kas see kõlab sulle võib-olla tuttavalt, et aed vajab kogu aeg midagi, et kord peaks rohima, siis peaks midagi lõikama, siis servasid sättima, võib-olla mõni taim tuleb ümber istutada ja siis mõni koht jälle päästa. kas sulle on see tuttav? pane mulle number 1 chati, kui see on tuttav ja number 2, kui see on täiesti võõras teema sinu jaoks. et et võib-olla sa oledki alustamas alles, et sul ei ole neid teemasid veel üldse näiteks. nii. Ja kõige väsitavam ongi see, et isegi kui sa teed midagi kogu aeg, kaob see ilus üldmulje kiiresti ära. aiatöödeks ei jagu võib-olla aega, aga samas on kogu aeg tunne, et peaks midagi tegema. ja sellistel hetkedel hakkabki aeg tunduma pigem nagu kohustuse kui rõõmuna. ja väga paljud inimesed süüdistavad siis ennast, et ma ei jõua, ma ei ole piisavalt tubli, mul ei ole ilmselt seda aianduseks annet, aga täna ma tahakski sulle näidata seda, et tihti pole probleem inimeses, vaid probleem on aia ülesehituses. jah, et siin tuli väga palju ühtesid, üks-kaks tuli ka vahele, aga ühtesid terve rodu on ju. ja tänase webinari eesmärk ongi vaadata koos, et mis teeb aiatöö mahukaks ja milline aed püsib siis ilus ka vähesema hooldusega. ma ei räägi sellest, et täiesti ilma hoolduseta aed peaks püsima, aga oluliselt vähesema hooldusega, kui ta võib-olla praegu on. ja me räägime ka sellest, et kuidas olemasolevat aeda siis targalt lihtsustada. ja see on oluline just selle poolest, et enamik inimesi ei alusta tühjalt krundilt, et teil paljudel on juba midagi aias tehtud. sa võid täitsa numbri siia chati kirjutada, number 3, kui sul on juba midagi aias tehtud ja number 4, kui sa oled täiesti puhas, tühi plats, sul on võib-olla muru, võib-olla sul on juba hekk tehtud, aga sul on põhimõtteliselt tühi plats. ma näen ära, et kus etapis sa praegu oled. ja need, kellel on juba aed olemas, nendel on mingisugused taimed kuhugi istutatud, muru on võib-olla olemas, peenrad kuskil, mõned juhuslikult tekkinud mingid kohad, võib-olla mõni ala, mis on juba ka ammu häirinud, et ei tea, mida sellega nüüd pihta hakata. ja võib-olla sellised kohad on olemas. ja täna ma teen ka sellise praktilise näite ühe konkreetse aia põhjal Maa-ameti kaardil läbi. ma näitan, mida mina võib-olla aeda analüüsides vaatan, siis seda krundi ülesehitust, seda hoonete paiknemist, liikumisteid, avatud ja suletud alasid ning ka neid hoolduskoormuse kohti, mida ma siis Maa-ameti baasil nagu näha saan. ja püsi kindlasti lõpuni, sest et lõpus me loosime otseosalejate vahel ka auhinna välja, nii et tasub olla. ja enne kui me sisusse läheme, ma räägin korraks ka, et miks see teema minu jaoks nii oluline on, et paljud teist on olnud minu webinaridel juba korduvalt. jah, sa võid kirjutada chati, kui sa oled juba korduvalt siin käinud. ja osad teist on esimest korda, sa võid kirjutada, kui sa esimest korda oled. ja
selleks ma natuke tutvustan ennast ka, et sa teaksid, miks ma siin üldse sinuga olen. minu teekond ei alanud ideaalsest aiast, olen näinud umbrohu vabasid, tänaseks aedu, toimivaid aedu, kui ka rohtu kasvanud nii-öelda no, naadimetsi, et see naadimets on nagu metafoor sellise vana räämas puuviljaaia kohta, mis oli ka meie Palusalu aed tegelikult. ja ma olen ema kõrval käinud klientide aedades juba lapsest saati, õppinud väga palju taimi tundma, teinud rajamistöid, hooldanud no sadu ja sadu aedu ja just seal tekibki väga selge arusaamine, et mõni aed ei ole töömahukas sellepärast, et omanik oleks laisk, vaid ta on töömahukas sellepärast, et ta on nii üles ehitatud, et ta on töömahukas. ja Palusalu aed on tänaseks siis üles ehitatud niimoodi, et ta oleks võimalikult hooldusvaba või võimalikult vähe hoolt nõudev. Me ei saa öelda hooldusvaba, sest hooldusvaba aeda praktiliselt ei ole olemas. ja see aed on tänaseks siis 2,5 hektarit tegelikult. siin on veel vana number sees, et tegelikult on 2,5 hektarit ja sellise aia puhul ei saa loota ainult tublidusele. jah, ei saa loota tublidusele. kui kõik oleks siin juhuslik, siis üks inimene seda korras hoida ei suudaks. vaja on süsteemi, vaja on selgeid alasid, vaja on taimi, mis nagu vajaksid võimalikult vähe hoolt. vaja on läbimõeldud hooldust ja kujundust, mis töötab koos inimese eluga ja mitte selle vastu. ja ma julgeks öelda, et Palusalu aed on sinna etappi jõudnud, kus see töötab nagu koos väga-väga hästi. ja aastate jooksul ma olen näinud väga palju erinevaid aedu, nii eraaedu kui ka näidisaedu kui ka tunnustatud koduaedu ja siin on mõned näited siis töödest ja tunnustustest, millega siis Palusalu aiad on olnud seotud, aga ma ei näita neid selleks, et öelda, et vaadake kui uhke, vaadake kui äge, vaid ma näitan sellepärast, et hea aed ei sünni juhuslikult. et ka väga ilus ja tunnustatud aed peab toimima päriselus, ta peab olema hooldatav, ta peab olema loogiline, ta peab olema üles ehitatud nii, et ta ei nagu muutu kaootiliseks kohe, kui sa nädal aega mitte midagi ei tee. ja täna ma võtangi nendest kogemustest välja just need põhimõtted, mida saab kasutada siis ka tavaline aiaomanik oma koduaias. ja üks suurem miks ma seda täna sulle siin üldse teen ja korraldan, on see, et see suurem miks on viia siis Eesti aiakultuur uuele tasemele. mitte selles mõttes, et kõigil peab olema perfektne või kallis aed, vaid pigem selles mõttes, et meil oleks rohkem aedu, mis on läbimõeldud, mis on elusad, mis on ilusad ja samal ajal päriselt ka hooldatavad. et ma tahaks väga, et inimesed ei loobuks oma aiast sellepärast, et see on muutunud liiga raskeks. ma tahan, et nad oskaksid teha paremaid otsuseid, et mida säilitada, mida muuta, mida lihtsustada ja kuhu üldse oma energia siis suunata. et aed ei peaks olema inimese elus nii-öelda selline koorem, mis teeks elu raskemaks, vaid hea aed peaks inimest alati toetama. alustame siis ühest väga olulisest tõest või sellisest põhimõttest, et hooldusvaba aeda ei ole tegelikult olemas. et kui me räägime hooldusvabast aiast, siis me võime rääkida nagu hästi vähe hoolt vajavast aiast, aga hooldusvaba aeda ei ole olemas. et kui keegi lubab täiesti hooldusvaba aeda, siis tasub olla ettevaatlik, sest et kõik elusad aiad, kus on siis taimed sees, kus taimed kasvavad, vajavad mingisugust hooldust. sest et taimed kasvavad, nad muutuvad, levivad, külvavad ennast edasi, mõned taimed vajavad lõikamist, mõni koht vajab korrastamist. aga ongi olemas aed, mis on siis läbimõeldud, mis on loogilise ülesehitusega, õigete taimedega ja seda on nagu kordades lihtsam hooldada. ja kõige olulisem, et on olemas aed, mis näeb välja hea ka siis, kui kõik ei ole pidevalt perfektses korras. paar päeva tagasi ma kirjutasin ühe aiaomanikuga, kes on meil kursustel osalenud, kes on endale teinud väga uhke aia ja teeb seda järjest suuremaks ja uhkemaks ja ilusamaks ja võib-olla ühel hetkel saab tema aeda ka külastama minna. ja ta ütles seda, et tead, Maria, ma ei ole kõike jõudnud veel korda teha.
ja kui sa mulle külla tuleksid, siis mul oleks sellest väga hea meel, et nagu teid ma raatsiksin lasta sinna, et te saate aru, et mis seal nagu toimub. ja siis ta saatis mulle pildid ja ma vaatasin neid pilte ja seal ei olnud nagu kuskilt karvavõrdki aru saada, et see oleks nagu hooldamata. aga ongi see asi, et kui sa teed oma aia nagu umbrohuvaba aia põhimõtteid järgides ja selle vähe hoolt nõudva aia põhimõtteid järgides, siis jah, sa ise võid peas mõelda, et mul siin on üks maltsake ja seal on üks maltsake ja servi pole ka veel jõudnud korrastada. aga tegelikkuses, kui võõras inimene tuleb sulle aeda, siis ta ütleb sulle, et oi kui äge sul aed on, et mina küll ei ole veel jõudnud. just eelmine nädal keegi Unistuste aiaklubis kirjutas, et tal käis sõbranna külas ja ütles, et appi, kui tubli sa oled, aga tegelikult see inimene oli ainult ühe korra kevadise hoolduse ära teinud. Ehk siis äh, see vähe hoolt nõudev aed ei tähenda seda, et sul seal ühtegi umbrohtu ei ole. seda see ei tähenda, aga üldpilt on väga nagu väga esinduslik. ja see on ka võib-olla selline tänase webinari keskne mõte, et me ei aja taga sellist võimatut hooldusvabadust, vaid me otsime lahendust, kus aed andestab sulle päris elu. kui sa sellises aias nädal aega midagi ei tee või 2 nädalat midagi ei tee, siis ei juhtu mitte midagi ei juhtu. sulle kasvavad, jah, kasvavad, võib-olla vesihein kasvab ja võib-olla tuleb maltsa midagi, aga selle sa saad ilusti välja võtta. aed ei kuku kokku sellest. ja miks siis mõni aed nõuab liiga palju hoolt? et probleem ei ole enamasti inimeses, vaid ongi aia ülesehituses, et kui kujundus on juhuslik, kui aias on liiga palju neid pisidetaile, kui taimed on vales kohas, kui näiteks istutusalad on killustunud ja puudub ka selge struktuur, siis hakkabki aed kogu aeg sinu tähelepanu küsima. ja sa mõtled, et kus ma siis täna teen või kus ma nüüd täna nokin. ja hea aeg, nagu selline aed, mis on nagu ilma struktuurita, see ütleb sulle kogu aeg, et tule paranda mind, et tule rohi mind ja tule lõika mind ja tule tee mind jälle ilusaks. jah, aga hea aed ei tohiks kogu aeg karjuda sulle tähelepanu järele, vaid hea aed peaks hoidma seda tugevat üldmuljet ka siis, kui sa ei jõua iga nädal seda kõike üle käia. no ma tõin siia kõrvale lihtsalt ühe suvalise aia, tavalise Eesti aia, kus on mingisugune istutusala näiteks tehtud, kus on viljapuud ja kus ongi mingisugused väikesed alad, aga nagu selget struktuuri ei ole näha. noh, tihtipeale näeb seda Maa-ametist ka seda selget struktuuri, kui sul on alad nagu ühtseks tehtud. no see peenar näiteks siin hästi näha ja siin kõrval on üks väiksem ala veel. ja kui sa vaatad seda pilti, siis küsi endalt seda, et kuidas selline aed mõjub. et siin on näiteks istutatud suured või need istutusalad on ju suured, murujooned on selged, konkreetsed peenraservad, taimed on kooslusena koos ja pilk saab nagu rahulikult liikuda. et selline aed ei mõju ilmtingimata juhusliku taimekogumina, vaid pigem kui tervik. jah, et oluline ei ole ainult see, et taimed on ilusad, vaid oluline on see, et aial on mingisugune rütm, tal on mingisugune struktuur ja kui mõni õis ongi ära õitsenud või mõni koht nagu pole ideaalselt korras, siis see üldmulje püsib ikkagi tugev. noh, siin peenral on raudselt praegu mingisuguseid ära õitsenud õisi, aga sa ei näe neid, sest et nad ei hakka nagu silma. ja see ongi üks madalama hoolduskoormusega aia saladusi, et mitte iga detail ei pea kogu aeg perfektne olema, vaid see tervik, et kui tervik on tugev, siis see detail ei loe enam, ta ei määra enam. aga jah, kui me teeme peenraservad korda selle suure ala puhul, siis see peenraservad, mis on justkui detail, see annab nagu väga palju juurde. noh, siin on üks teine näide Hermannshofist Saksamaal. miks see pilt mõjub hästi? sest et siin on avarust, ka tavaaias me peame vaatama, kus meil on aia süda, kus meil on avarust, kus meil tekivad raamid, kus on tugevad taimerühmad, kus tekib selge kontrast muru ja näiteks istutusalade vahel. ja pane tähele seda, et selline aed ei tähenda, et taimi oleks vähe. taimi võib olla palju, aga need ei ole juhuslikult laiali, nad on paigutatud nii, et see aed nagu mõjuks tervikuna.
ja vähem hoolt aed ei tähenda ka tühja ja igavat aeda, vaid vähem hoolt tähendab sageli hoopis nagu lihtsalt paremat struktuuri seal taga. Nüüd üks näide veel, et ka see näide näitab, et kuidas erinevad taimed, põõsad, vormid, okaspuud, lehtpõõsad saavad koos luua väga tugeva nagu üldmulje. Et see ala oli varasemalt, oligi selle kliendi aias üksikud puud, okaspuud, tal oli mõni põõsas, lehtpõõsas ka siin, olid muru sees. Ja miks ta meid kutsus, sellepärast et ta ütleski, et Maria, mul on siin nii-öelda see dendropark, mida ma tahaksin nagu ühtseks alaks tervikuks nagu kujundada. Ja siin nagu tekkiski see oluline, et siin tekib nüüd see kihilisus, et kui need okaspuud on juba varasemalt olemas olnud, nad on juba suuremad, siis siia vahele sai madalamaid taimi, siia sai keskmiseid taimi, tugevamad vormid ongi nagu eelmisest, noh, nende istutatud alast juba siin olemas, et need said nagu seotud omavahel. Ja muidugi ka on taust, et need vormid on mingisuguseks taustaks, aga neil endal on seal üks uhke kuusehekk taustaks ja mingid suuremad viljapuud seal taga taustaks. Et kui aias on need kihid olemas, kui on kordus olemas, siis ei sõltu ilu ainult sellest ühest õitsemishetkest. Et see on väga oluline, sest et paljud aiad näevad head välja noh, mingi teatud lühikese aja, kas praegu pojengi õitsemise ajal või floksi õitsemise ajal või kui päevaliilijad näiteks õitsevad, et need on nagu need põhilised. Aga kui see õitsemine lõpeb, siis jääbki alles noh, mingisugune segadus või mingisugune kaootilisus või üksikud nagu taimed kuskil muru sees, et mis siis saab. Et hea kujundus peab seda aeda kandma ka õitsemiste vahel. jah, see on nagu hästi oluline asi. Nüüd selle töömahuka aia tunneb sageli ära sellest, et seal on palju väikseid peenraid. seal on võib-olla keerulised servad murus, võib-olla on üksikud taimed siin ja seal ja liiga palju võib-olla erinevaid taimi. ja selline väga suur hoolduskoormuse tekitaja on ka paljas muld. et see paljas muld tähendab kutset, otseselt kutset umbrohule. kui istutusala ei ole taimedega täidetud, siis loodus täidab selle ise. tavaliselt mitte nende taimedega, mida sina soovid. et seda paljast mulda tuleb vaadata, et seda ei tekiks aeda. ja veel üks probleem on see, et kui aed ei püsi visuaalselt nagu koos, siis peab inimene kogu aeg detailidega pingutama, sest et see tervik lihtsalt ei kanna. ja kui tervikut pole, peabki iga väike osa olema nagu eraldi ilus ja vot see on väga raske. see on väga raske ja see on see, mis nagu võtab hästi palju seda aega, et sa pead otsustama iga väike detail, mis sa pead otsustama, see võtab väga palju aega. ja see, muidugi selle korras hoidmine ja see pingutamine võtab aega. mis siis aia väsitavaks siis teeb? aia teeb väsitavaks ja see just, et seal ongi väga palju otsuseid. iga väike ala küsib sinult nagu midagi. iga erinev peenrake vajab eraldi tähelepanu. iga kitsas serv, iga üksik taim murus ja iga selline ebamugav nurkakene, kui sul on aias, siis see on nagu väike hooldusülesanne, kus sa pead mõtlema, et noh, millal ma selle aja nüüd siis võtan, et see siis ära teha. ja alguses võibki tunduda, et väike peenar on lihtsam kui suur. aga kui neid väikseid peenraid on juba liiga palju ja nad ei ole ka omavahel seotud, siis see aed muutub killustatuks. ja kui me nüüd räägime sellisest vähe hoolt nõudvast aiast, siis vähe hoolt nõudev aed ei küsi kogu aeg sinu tähelepanu. ta ei tekita tunnet, et igal pool on midagi pooleli, vaid ta lasebki pilgul puhata. siin tuleb oluline koht, et väga paljud naised on väga kriitilised enda suhtes ja enda aia suhtes ja kõige suhtes. ja siis tahavad perfektselt kõike nagu korras hoida. ma käisin eile ühes aias ka, mille me eelmine aasta rajasime ja kus perenaine oli teinud hooldust ja ta tuli välja, eile sadas terve päev vihma peaaegu. ja siis ta ütles, et näe, Maria, et näed, siin on tulnud see ja see, aga see ongi okei ja see ongi normaalne, et seal tulevad mingid umbrohud.
aga üldpilt oli väga hea, üldpilt oli puhas, jah. ehk siis me peame vaatama seda ka, et kui no hea on kutsuda keegi külla, kes ütleb sulle, et nii, noh, kas sul on nüüd korrasaed või ei ole korrasaed, selle näeb kohe ära nagu üldmuljest. jah, kui me lähme nagu detaili ja hakkame vaatama, ahah, näed, siin on üks malts ja seal on teine malts, siis tegelikult see ei olegi enam oluline, sest üldpilt toimib. Mis muudab siis aia ilusaks ja vähem hoolt vajavaks? Esiteks ongi see selge struktuur, et sul on selge struktuur, sul on selged istutusalad, istutusala piirid on paigas. siis teiseks suuremad tervikud. suuremad tervikud, ma tean, paljud kardavad suuremaid tervikuid, aga pigem üks ja suur korralik istutusala kui 10 väikest või 20 väikest üksikut puhmast kuskil muru sees. see annab nii visuaalselt kui ka hoolduses väga palju tunda. Siis kolmandaks taimede kordus, et see taimede kordus seob visuaalselt aia tervikuks. siis viiendaks vähem paljast mulda, et paljas muld tähendab automaatselt rohkem rohimist, rohkem umbrohtu, üheaastast umbrohtu ja seemnest tulevat umbrohtu. siis kuuendaks lihtsamini hooldatavad pinnad. noh, mis see tähendab? see tähendabki, et alad on võib-olla mingisuguse multsimaterjaliga kaetud, võib-olla on taimedega kaetud, nii et sinna vahele üldse ei pea kobestama minema. siis väga oluline on siin ka see, et pinnas on umbrohuvabalt ette valmistatud. seda tihtipeale, noh, ega raskeid asju inimene ikka väldib. ma mäletan väga hästi, kui minu emakeeleõpetaja ütles, et inimene on täpselt nii laisk, kui laisk tal olla lastakse. ja see pinnase umbrohu ettevalmistus võibki tunduda, et oh, mis ma sellest ikka teen, et umbrohi tuleb nagunii tagasi ja noh, mis juttu te kõik endale räägite, onju. et naadist ei olegi võimalik lahti saada. jah, eile ma käisin ühes sellises aias ka, kus oli ostetud vana krunt, kus oli naati sees ja see perenaine rääkis siis oma ema lugu ja ütles, et tema ema on selle naadiga võitlenud ja ei ole lahti saanud. jah, naadist ei saagi lahti, kui sa ei kasuta õiget süsteemi. kui sa kasutad õiget süsteemi, sa saad 1 aastaga, no tegelikult saab ka kiiremini, aga no ütleme, kui sa oled alustaja, sa saad 1 aastaga naadist väga edukalt lahti. ehk siis see umbrohuvaba ettevalmistus on ülioluline ja need ei ole noh, lihtsalt kujundusnipid, vaid need on hoolduskoormuse vähendamise tööriistad, mida me saame kasutada. et kui aed on loogiline, siis on ka hooldus palju loogilisem. kui alad on selged, siis sa tead, mida teha, kus see peina ära lõpeb. kui need taimed sobivad kasvukohta, siis sa ei pea neid pidevalt nagu päästma. et see on nagu oluline punkt. ja siin on üks hea näide ka, kuidas istutusalad ja muru saavad omavahel nagu koos töötada. et muru ei pea nagu täiesti ära hävitama. muru võib olla väga ilus ja väga vajalik osa aiast ja ta ongi väga vajalik osa aiast, et sul tekiks üldse kontrast, et sul on, näed siin kõrgemad istutusalad ja siis on see rahulik muruala siin vahel. aga jah, et muru peabki olema seal, kus ta on loogiline, kus on teda mugav hooldada ja kus ta moodustab ka siis selle noh, nagu raami ja tausta nendele istutustele. ja kui see muru on selge kujuga ja istutusalad moodustavadki suuremad tervikud, muutub kogu aed rahulikumaks, samal ajal kui see trimmerdamine väheneb ja servade nikerdamine väheneb, et see trimmerdamine, servade nikerdamine, see võtab nagu tohutult palju aega, see võtab tohutult palju sellist ressurssi. et hea aiakujundus ei tee aeda keerulisemaks, vaid teeb seda aeda lihtsamaks, teeb loetavamaks, teeb hallatavamaks. siin on veel üks näide, et siin on näha, kuidas istutusalad moodustavad siis selle tugeva serva ja muru toimib rahuliku pinnana nende vahel. et see on inimese silmale nagu hoopis teine vaadata, et on vaheldus, aga ei ole nagu segadust. jah, et istutusala on selline segaistutus, aga see muruala siis nagu raamib rohkem.
et selline lahendus töötab ka hoolduse mõttes hästi, et kui murujooned on selged ja istutusalad ei ole nagu killustunud, on lihtsam niita, lihtsam hooldada ja lihtsam aru saada, et kuhu, äh, mis kuulub, jah. ja kui aias on selge loogika, siis sa ei pea iga kord uuesti otsustama, et kust alustada. ja selline aed mõjub siis rahulikult, sellepärast et seal ongi vähem juhuslikkust, rohkem terviklikkust, selged vormid, suuremad taimerühmad ja kusjuures nende vormide alla kuuluvad ka siis need nagu istutusala vormid. ja tekibki nagu tugev üldmulje ka siis, kui sa ei jõua kõike kogu aeg nagu sättida. ja see on võib-olla kõige olulisem neile inimestele, kes ütlevad, et ma tahan ilusat aeda, aga mul ei ole iga nädal aega seda ideaalvormis hoida. jah, et siis ei saa kujundus toetuda sellele, et kõik detailid on kogu aeg perfektsed, vaid kujundus peab olema nii tugev, et ta kannab ka päris eluhetked välja. ma ütlen teile ausalt seda ka, et Palusalu aias meil on tehtud 90%-le aladest üks kord hooldust sellel aastal. meil on juuni keskpaik ja üks ala on veel kevadise hoolduse ootel, ehk siis me ei ole ajaliselt jõudnud seda kevadist hooldust veel ära teha. aga meil on käinud gruppe aias päris palju sel aastal juba ja see ei jää lihtsalt silma. See ei jää lihtsalt silma, kui sa ei lähe sinna täpselt vaatama. ja teine asi on ka see, et kui me nüüd hoolduse teeme, siis see maailm ei ole kokku kukkunud. seal ei ole mitte midagi hullu juhtunud, sest et sinna on tulnud ainult üheaastane umbrohi, vesihein on ju, mingid maltsad võib-olla. võtame selle ära ja ongi asi korras. et ei ole nagu mingisugust paanikat ka, et nüüd maailm on kokku kukkunud ja nüüd võib üles kaevata aia. ja selle vähem hoolt ei tähenda ka igavat aeda, et vastupidi, et kui aias on hea struktuur, sul on kordus olemas, sul on õiged kooslused, siis see aed võib olla vägagi rikkalik. sul on sinna planeeritud võib-olla tekstuurid, erinevad vormid, igasugused kõrrelised, leheilu ja need tugevad taimegrupid, et need kannavad väga-väga palju. et sageli arvatakse, et ilus aed tähendab palju erinevaid taimi, aga tegelikult võibki liiga palju erinevaid taimi muuta aia rahutuks, hoolduse keeruliseks. ilus ja vähem hoolt vajav aed siis sünnibki pigem sellest, et valikuid tehakse targemalt, mitte rohkem. jah. Lähme nüüd siis selle praktilise osa juurde. et ma näitan, kuidas mina vaatan siis ühte aeda Maa-ameti põhjal ja see ei asenda siis kohapealset aiakonsultatsiooni ja mul ei ole ka nii-öelda selle aiaomanikuga läbi räägitud, et mis ta seal täpselt on ja kuidas see asi nagu jaotatud on, aga juba kaardilt saab väga palju aru, et kuidas see krundi üldine ülesehitus on, kuidas hoonete paiknemine on, kuidas need liikumisteed on, kuidas on nagu avatud ja suletud alad ja võimalikult nagu hoolduskoormuse kohad. ja kui sa tahad oma aeda nagu lihtsustada, siis esimene samm ei ole minna aianduskeskusesse taimi ostma, vaid esimene samm on vaadata oma aeda tervikuna. jah, et siin ma soovitan teha nii, et see avamaailm, Maa-ameti kaart, otsi oma kinnistu üles ja vaata seda nagu linnulennult, et nüüd me hakkamegi vaatama, et mida sealt siis märgata, et ma võtan selle Maa-ameti kaardi lahti. ma otsisin ühe krundi välja, mis te mulle siin saatsite. ja tuli üks krunt Põlva maakonnast. ma ei ole siin krundi peal käinud. aga see, mis ma siit näen, selle baasil siis hakkame seda vaatama. ja sina saad ka enda krundi täiesti vabalt Maa-ametist nii-öelda lahti võtta ja vaadata seda või siis koos minuga seda mingil hetkel teha. aga vaatame siis, mida siit nagu vaadata. alati, kui ma vaatan krunte, siis ma lisan siia ka katastrikaardi, ehk siis ma teen katastrikaardi lahti. selle krundi puhul katastrikaart pole nii oluline, sest et need piirid lähevad laiemalt ja on suurem ala.
aga ma näen siit ära, et kuhu see hooviala siis nagu tekib. et kus on hooned, siin on ilmselt elumaja, siin on mingid kõrvalhooned, siin on võib-olla mingi vana osa, siin on mingid müüri nagu varemed, on ju, ja põhihoovi osa tekibki nagu siia nende hoonete keskkohta, see on nagu see aia süda ja kui ma siit eemale vaatan, siis siin on juba mingisugune lasteala tekitatud. siin tundub võib-olla olevat ka maitsetaimede mingi köögiviljaala võib-olla. et kuidas see ala nagu jaotub. Nii, ja ma ei alusta siis, kui ma seda plaani nagu vaatan, ma ei alusta kunagi taimedest, et ma vaatan üldist loogikat, et ka seda, et kus see maja paikneb, aga kus see inimene siis ka siia sisse tuleb. ilmselt on see siin sissesõidutee, sissepääsutee ja siit ta tuleb siia krundile. noh, kus tuleb siia krundile ja siis see esimene koht ongi noh, aia süda või ütleme, hooviala, see põhihooviala on siin nende hoonete keskel. kui ma tulen krundile, siis esimene koht või kus see pilk nagu pidama jääb, on mingisugune nii-öelda tervituspeenar. kuna siin on mingisugused suured puud, võib-olla on see hõberemmelgas, noh, on sellist karva väga, siis no siin tundub olevat see parkimisala, siin on mingisugused autod ka. siin võib-olla on mingisugust köögiviljaala veel ka, aga kui ma tulen krundile, siis kuhu võiks jääda see tervituspeenar? ma joonistan siia ilma, et ma teaksin täpselt, onju. üks koht, kuhu see tervituspeenar võib jääda ja tulla, on maja siia otsa. ma ei näe, et see võiks olla kuskil siin nii-öelda majast eemal või kuskil siin suurte puude all, aga üks koht on võib-olla see, et ta jääb siia maja otsa. minult on küsitud seda, et Maria, et miks sa istutusalad majaga kogu aeg seod? kui me aeda kujundame, siis aia kujundamisel on oluline see, et kujundus oleks seotud olemasolevaga. et kujundus ei oleks lihtsalt lisatud sinna aeda, aia sisse, aia külge, vaid ta oleks seotud olemasolevaga. et ta oleks seotud ka hoonestusega, et ta oleks seotud olemasolevate puude, põõsastega. ja üks koht, mis võib sobida, on see koht. aga me võime siit ka veel edasi minna, et ta oleks siit veel majaga rohkem seotud, me võime tulla ka siit näiteks ümber nurga ja mingid põõsad, no ma ei tea, näiteks on sul siin poengipõõsad, võime ära siduda selle istutusalaga. nüüd võib-olla siin maja taga on mingid aknad, et kus meil tekivad vaated, et vaadete koht on ka oluline. ja mul on siin mingisugused puud juba olemas, siin on kasvuhoone, võib-olla ma tahan seda kasvuhoonet natuke varjata, ma tahan siin maja tagant natuke seda liikumist tekitada. et see liikumine on ka oluline vaadata, et kus on need liikumisteed, mida ma olen harjunud kasutama, võib-olla ma tulen siit sisse, siit on võib-olla sissepääs, siit ma kõnnin edasi, ma ei tea, siia tahapoole, selle hoone juurde, noh, siit tundub mingisugune läbikäik olevat. ma käin selle hoone juurde, et ma liikumisteid kinni ei paneks, aga aias, kus me otseselt ei liigu nagu sihipäraselt, no meil on siin kasvuhoone, me liigume siia sihipäraselt, võib-olla on mul siitpoolt veel väljapääs majast, et ma saan otse käia. aga me saame seda liikuvust ka ise tekitada, kui ma näiteks tekitan veel siia, seon ära selle, ma ei tea, puuga või põõsaga, mis siin olemas on. tekitan siia liikuvust aeda ja samas ma panen, nii, samas ma panen noh, näiteks vaate või ala kinni, noh sellele alale. ma ei tea, mis siin selle ala peal on, võib-olla on siin viljapõld, no võib-olla ei ole kah. ma ei oska praegu sulle öelda. aga kui siin on näiteks viljapõld ja me tahame, et neid mürke ja tuuli sealtpoolt kinni saada, võib-olla on tarbekas siia luua mingisugune istutusala, mis natuke vaadet piirab, mis tekitab sulle enda aiaruumi, mis tekitab sulle siin liikumist ja kui sa siit ülevalt näiteks tuled, siis tuled siia kasvuhoone juurde ja vaatad, ohoh, äge, ma lähen siit edasi, vaatame, kuhu see nagu edasi viib. siis tuleb lasteala.
aga need omavahel nagu hakkavad olema seotud, et tekib mingisugune loogika. siis tuleb lasteala, siis siin on, siin all on mingisugune oja, tuleb ilmselt sellest, ma ei saagi aru, kust ta tuleb, allikas äkki hoopis. igatahes ta siin nagu ei lõpe ega tiigist ei alga. noh, vahet ei ole. kui see ala, no ütleme, kui siin on mingisugune maitsetaimeala, siis kas siit on vaja veel midagi, mingit vaadet tekitada või mul on siin loodusesse ilus vaade. võib-olla ma ei pea siia mingit istutusala looma, aga võib-olla ma tulen siit selle kuuri otsa pealt. noh, ma ei taha seda väga suureks teha, sest et kui ma siia pean minema, siis ma väga suurt nii-öelda ringi käimist võib-olla ei taha. noh, midagi taolist. et tekib terviklikkus. noh, näed, see istutusala tuleb siitpoolt, see tuleb sealtpoolt, siin on mingi istutusala ja vot sellised istutusalad tekitavad väga palju tööd juurde ja visuaalselt nad ei anna väga palju suurt juurde, sellepärast et nad on keset seda aiaruumi. noh, siin ei ole see aiaruumi keskkoht, aga ta on ikkagi suht nagu keset seda käiguteed, et pigem ma viiksin selle istutusala no näiteks siia maja külge. ja nüüd on huvitav koht. kui ma selle siia maja külge viin, siis ma kohe küsin, kas sa näed seda, mis hakkab juhtuma? no ma võin siit minna lausa maja ette ka. nii, kas sa näed, mis siin juhtub? jah, kirjuta mulle chati, kas sa näed, mis siin juhtub? ma teen natuke seda siin sujuvamaks. kas sa näed, mis juhtub selle istutusala ja selle istutusalaga? sellest batuudist ma räägin veel eraldi juurde. nii, kirjuta mulle chati, mis siin juhtub? maja läheb suuremaks, ei, maja ei lähe suuremaks. tekib nagu rada sinna vahele ja õige, rada tekib vahele, just, et tekivad mingisugused nagu ruumid ja rajad, flow ja mis siin tekib, on see, et vaata see istutusala, vaatan, nii, see istutusala ja see istutusala sobituvad kokku. näed, sobituvad kokku, et see ongi see, mis hakkab terviklikkust looma. jah, kas see istutusala pärast on siin, noh, kas ta läheb sinna trepi ette välja, ta ei pea isegi sinna trepi ette välja minema, ta võib ka, noh, ma ei tea, siin kolmandiku peal või otsa peal ära lõppeda, aga nagu üliolulised kohad on need, et siit hakkab nagu kokku kõlama. mis ta mul siin muudab, on ju? et kaared on sarnased, just. ja nüüd see aiapool on kujundatud, siia midagi rohkem juurde vaja ei ole, sest et siin on suured puud taustaks, kõik on see nagu taustaks. nüüd siin hooviala peal peaks vaatama, et kus mul tekib nüüd vaade sellele tiigile. kas mul on siin nagu puhas veepind või on see kinni kasvanud või mis siin üldse toimub? kas see on saun, kuur, puukuur, ma ei tea. siia hoovialale, noh, üks koht, kuhu me saame midagi luua, ongi näiteks otse selle tiigi külge, kui võimalik, on ju. et meil oleks siinpool ka mingisugune kujundatud ala, et tekiks terviklikkus. kui meil on siit hea vaade tiigile, siis võib-olla tiigi vaadet siit kinni ei pane, võib-olla me tuleme hoopis siiapoole või me tuleme natuke siiapoole. aga et ei jääks mingeid kitsaid kohti, siin on see vundamendi koht. ma ei paneks neid kitsaid kohti nagu kinni. ja põhiosa ja see asi ongi nagu kujundatud, et me ei lähe kuhugi siia kaugele, kui meil seal ei ole juhuslikult istumiskohta, kui meil on siin mingi istumiskoht, me võime siia tekitada ka mingisuguse ojaäärse metsaaia, miks mitte. kui meil on siin, noh, ma ei tea, planeeritud näiteks mingi istumiskoht või ongi juba rajatud mingi istumiskoht, võib-olla metsaaia osa, miks mitte, väga hästi sobiks. suurel krundil, siin maad on päris palju. vot, see on selle üldise loogika kohta. ja võib-olla ongi see, et kui sa vaatad enda aeda, siis vaata seda, et milline on see esmamulje aiast.
siin tuli väga head küsimused vahele, et kuidas sa päikest ja varju vaatad? Päikest ja varju. Maa-ametist sa näed ära põhi ja lõuna, praegu ongi põhja-lõuna suunas on kõik Maa-ameti kaardid ja sa näed ära, et kus on põhja pool, kus on lõuna pool. Et seda päikest ja varju ja kasvukoha tingimuste arvestamist, seda ma õpetan aiakujunduse kursusel, ma õpetan ka Unistuste aiaklubis ja ka Naadimetsast paradiisiks raamatus ma olen sellest kirjutanud. Seal saab kasutada igasuguseid varjukalkulaatoreid ja vaadata täpselt, et mis kellaajal on need valgused ja varjud ja kus nad on. Aga alade paikapanemiseks ma ei vaata mitte kunagi, kas seal on päikeseline või varjuline või poolvarjuline. See ei ole oluline. Kui ma teen näiteks siia istutusala, siis istutusala plaani joonistamisel ma arvestan päikest, valgust, pinnast, aga ma ei arvesta kuju tegemisel või selle põhikujunduse paika saamisel, ma ei arvesta valgust, sest et valgustingimustele me leiame alati sobivad taimed. Ehk siis, kui sa hakkad nüüd enda aeda natuke analüüsima, siis vaata üle see, et kas see aed mõjub rahulikult või killustunult ja kas aial on selge struktuur. Jah, ja kas pilk saab kuskil puhata, et pilku hakkavad suunama nüüd need istutusalade piirid, et kuhu need istutusalad tekivad, kuhu nad sind suunavad. ja, ja arvesta ka seda oma analüüsil, et mis võib seda hoolduskoormust siis liigselt tekitada. Et kaardilt sa näed kohe ära, et kas on mingeid palju väikseid eraldi seisvaid kohti või neid ei ole või ongi suuremad selged tervikud või on sul juba mingid suuremad peenrad, aga nad vajavad mingit korrigeerimist. ma lubasin veel rääkida korraks sellest batuudist. See batuut, kui sa näed, kui me seda uut kujundust nagu vaatame, siis see batuut jääb täpselt siia nagu selle liikumissuuna peale või selle kujundusruumi peale. Üks variant on see batuut tõsta kuhugi istutusala sisse. Nii, võtame ühe ringi, tõstame näiteks siia, et ta ongi siin istutusala sees ja lapsed hüppavad siin istutusala sees, nad lähevad siit servast peale ja siin istutusala sees. Ja mida ma väga soovitan siin maakohas, kui ei ole seda maakütet all ja saad nagu vabalt kaevata, siis ma soovitan batuudi viia maa sisse, maapinnaga tasa. See on visuaalselt palju-palju ilusam ja sobitub aiakujundusse kui siis jalgadel batuut. Nii, ja kui sa nüüd oma aeda vaatad, siis ja pilk hüppab nagu ühest kohast teise, siis sageli teeb seda ka hooldus. Jah, et sa ei hooldagi ühte loogilist ala, vaid sa hooldad 10 erinevat väikest kohta. Siis teine asi, mida me vaatame ka selle Maa-ameti puhul, on funktsionaalsus, et kas see aiaruum on loogiliselt kasutatav. Et kas, ma panen korra, lähen slaidide juurde tagasi. Nii, ma vaatan, kas sa näed neid slaide. Nii, funktsionaalsus, et kas see aiaruum on nagu loogiliselt kasutatav, kas see liikumine on mugav? Võib-olla on mõned alad nagu liiga väikesed, mõned on liiga ebamugavad. Kas kõik alad nagu teenivad mingit eesmärki? Et aias on väga lihtne tekitada alasid, mis justkui on olemas, aga tegelikult nagu ei tööta. Väiksed murujupid, mida on tüütu võib-olla niita või kitsas peenra, saareke, mida on keeruline hooldada või mingid üksikud põõsad, mille ümbert pead kogu aeg trimmerdama või kogu aeg seda serva siis korras hoidma. Ja kui see ala ei teeni eesmärki ja tekitab hooldust, siis tasubki küsida, et kas seda on vaja või võiks ja saaks selle liita suuremaks tervikuks. Jah. Siis kolmas asi, mida vaadata, on visuaalne struktuur, et mis hoiab seda aeda koos. Kas aial on nagu tugev selgroog, kus oleks vaja võib-olla suuremaid vorme, kus oleks kordust vaja, kus oleks tausta vaja, raamistust. Et see tugev selgroog võib olla hekk, see võib olla suurem istutusala, see võib olla puuderida, see võib olla selge murujoon, see võib olla terrassi ja aia vaheline kujundus või mingid korduvad taimegrupid.
et kui seda selgroogu ei ole, siis hakkavadki nagu üksikud ilusad taimed omavahel konkureerima, et igaüks tahabki nagu tähelepanu saada. ja tulemus võib olla rahutu isegi siis, kui kõik taimed eraldi on ilusad. ja kui me vaatame seda Maa-ametit, siis kus siin tekib nagu selgroog, et siin selgroog tekib nagu mitmel tasandil. üks ongi see, et istutusalade struktuurist, et kus need istutusalad on nagu, ahah, aku saab tühjaks. Miks ta siis tühjaks saab? oota, üks hetk, ma pean oma arvutile voolu andma. kuigi ma sellest hästi aru ei saa. keegi kaabli välja tõmmanud. nii, nüüd sai voolu tagasi. et kuhu see nagu selgroog tekib ja nendest tausta nagu põõsastikust või puistust tuleb ka nagu taust sellele, aga selgroo annab väga palju see, et kuidas need piirjooned nagu tekivad. jah, nii. Lähme siit edasi. Ja nüüd vaatame seda ka hoolduskoormuse allikaid, et need ongi sageli nagu keerulised muruservad või väikesed peenrasaarekesed, kus sa ümber pead kogu aeg tegema. Või siis üksikud istutused murus või mingid ebamugavad nurgad või liiga palju eri tüüpi nagu väikseid alasid ja kohad, mida sa pead nagu kogu aeg päästma, et need on need, mis tekitavad seda hooldust väga palju juurde. et ma kasutan siin sõna nagu päästma väga teadlikult, et kui sul on aias koht, mis vajab igal aastal päästmist, siis see ei ole nagu tavaline hooldus, vaid see on märk, et see lahendus lihtsalt ei tööta. et hea küsimus on, et kas ma hooldan toimivat süsteemi või ma päästangi nagu pidevalt seda läbimõtlemata lahendust. et seda tasub mõelda. ja küsimus, tänase webinari kõige olulisem küsimus on see, et kas see lahendus on ilus ainult siis, kui seda pidevalt hooldada või püsib see hea väljanägemisega ka päriselus? jah, sest et väga palju lahendusi on, mis on ilusad täpselt ühel hetkel, et pärast rajamist või pärast seda hoolduspäeva või pärast pildistamist, kui sa oled teinud selle pildi, onju. aga kui nädal või kaks midagi ei tee, kaob see üldmulje ära. päriselus toimiv aed peab olema ilus ka siis, kui sa ei jõua kohe rohida. kui sa ei jõua seda serva lõigata iga nädal või iga ära õitsenud õit eemaldada, et see ei tähenda lohakust, vaid see tähendabki seda tugevat kujundust, mis seal taga on või seal taga ei ole. ja kuidas sellist aeda siis lihtsustada? et esimene põhimõte ongi see, et sa väiksed killud koondad suuremateks tervikuteks. teiseks siis vähendad neid liigseid detaile, mis sul on sinna nagu aeda või aiakujunduses kasutatud. ja kolmandaks lood selged või selgemad piirid. ja neljandaks muudad liikumise loogilisemaks ja hoolduse ka loogilisemaks selle liikumisega. ja jätad alles siis selle, mis päriselt töötab. et aia lihtsustamine ei tähenda seda, et kõik tuleb maha võtta, vaid vastupidi, sageli tähendabki see seda, et väärtuslikud taimed ja toimivad kohad seotakse nagu paremini tervikuks. et tihtipeale, kui me teeme olemasolevaid aedu nagu kujundame, siis me seome ära need olemasolevad puud-põõsad, mis seal olemas on, uue kujundusega. et lihtsustamine ei ole nagu loobumine ilust, vaid see ongi ilu paremini nähtavaks tegemine. noh, üldstruktuuri lihtsustamine ongi see, et ongi vähem neid eraldiseisvaid väikseid lahendusi ja rohkem suuremaid sidusaid alasid. ja see annab nagu aiale ka selgema ruumilisema loogika, vähendab seda nikerdamist. et väga sageli muutub aed ilusamaks, mitte siis, kui sinna midagi juurde lisada, vaid siis, kui seda struktuuri selgemaks teha. kui midagi võib-olla ära võtta, midagi kokku koondada. et kui see aed on killustunud, siis iga koht küsibki nagu eraldi tähelepanu. aga kui aed on terviklik, siis iga ala hakkab üksteist toetama, kõik nagu erinevad alad hakkavad üksteist toetama. siis teine soovitus on see, et tee istutusalad suuremaks ja mõtestatumaks.
see võib kõlada võib-olla üllatavalt, sest et paljud kardavad seda, et suurem peenar tähendab rohkem tööd. jah, see võib olla, see on kindlasti rajamise mõttes on rohkem tööd, see on ka võib-olla kevadise esmase hoolduse mõttes rohkem tööd, aga tegelikult väiksed peenrad on sageli töömahukad, sest et või töömahukamad, sest et neil on palju servi, palju üleminekuid ja vähem võimalust ka taimedel kokku kasvada, et see taimede kokkukasvamine võtab töömahtu vähemaks. jah, ja lisaks see, et suurem istutusala on visuaalselt palju tugevam, seal toimivad ka need taimegrupid koos palju paremini ja kordus on ka mõjusam ja hooldus muutub ka nagu loogilisemaks. et ma teengi hooldust, teen selle peenra hooldust täna. et kui see istutusala on hästi ette valmistatud ja taimed on õigesti valitud, siis võibki see suurem ala olla hoopis lihtsam hooldada kui mitu väikest ja juhuslikult nagu tekkinud peenart. siis kolmas soovitus on vähendada muru hoolduskoormust, et muru ise ei ole halb, vaid probleem tekib sellest, et kui muru on ebaloogilise kujuga või ta on täis nagu kitsaid kohti, kitsaid ribasid, kust peab niitma või üksikuid istutussaari ja mingeid raskesti niidetavaid nurki. et muru peaks olema seal, kus seda päriselt kasutatakse, kus see loob ilusa rahuliku pinna, et ta oleks niidetav, et ta on nagu lihtsasti hallatav. ja ta võiks olla võimalikult selge, ta võiks olla võimalikult mugav hooldada, et iga üksik taim murus tähendab tegelikult hooldust või iga keeruline serv tähendab lisahooldust. iga kitsas nurk lisahooldust, et neid me saame vältida, teadlikult nagu eemaldada. et kui sa tahad aeda lihtsustada, vaata neid murujooni väga-väga kriitiliselt. nii. Neljas soovitus on see, et vali õiged taimed õigesse kohta. taim vajab vähe hoolt ainult siis, kui ta kasvab talle sobivas kohas. enne just tuli see kasvukoha valgustingimuse küsimus ka, et kui taim on vales valgustingimuses või vales pinnases, sa ostad endale lihtsalt tulevast tööd juurde. sa ostad kastmist juurde, toestamist, lõikamist, ümberistutamist, haigustega võitlemist. et eelista vastupidavaid taimi, eelista taimi, mis katavad pinda, eelista struktuurseid püsikuid, mis annavad visuaalselt efekti, eelista kõrrelisi ja väldi seda, et kogu aed koosneb taimedest, mis vajavad nagu pidevat poputamist. et see ei tähenda, et kapriisseid lemmikuid ei tohi üldse olla, aga need ei tohiks moodustada nagu kogu aia selgroogu. et need kapriissed taimed tulevad siis, kui see selgroog on paigas ja need on võib-olla, ma ei tea, 5 või 10% pärast, aga selgroog tuleb paika panna. võib-olla nende igavate taimedega, mis ongi võib-olla paljudes aedades olemas, aga mis toimivad nagu väga-väga hästi. noh, muidugi on olemas ka taimi, mis on tugevad, aga mis ei ole veel võib-olla väga levinud, aga mis hoiavad seda selgroogu ilusti koos. Viies soovitus, kasuta kordust. kordus loob rahu. kordus loob selle sidususe. ja kordus teeb ka istutuse tugevamaks, et vähendab seda juhuslikkuse muljet. et väga paljud algajad kardavad kordust, et see tundub, et siis on igav. siis noh, mis ma seda ühte ja sama taime on ju kordan aia lõikes, et igavaks läheb. aga tegelikult on vastupidi, et kui iga taim on erinev, muutub aed väga rahutuks. kui mõni taim või see vorm kordub, siis aed hakkab kokku kõlama. et kordus on see, mis aitab aial püsida ilusana ka siis, kui kõik korraga ei õitse. jah, sest et ilu ei sõltu ainult nagu nendest õitsemistest või ühest õiest, vaid kogu rütmist, kogu sellest kooslusest, mis on nagu loodud. 6. soovitus, väldi paljast mulda. paljas muld tähendab alati rohkem umbrohtu, rohkem tööd, rohkem kuivamist, rohkem vajadust sekkumiseks. loodus tühja kohta ei armasta, ma arvan, et seda sa oled kuulnud küll ja veel. et kui sina ei täida seda läbimõeldud taimedega, täidab loodus selle ise ära.
ja see on ka põhjus, miks hästi planeeritud istutusala ei koosne ainult nagu üksikutest taimedest mulla pinnal, vaid seal on taimede ülesanded erinevad. osad taimed katavad pinda, teised seovad istutusala tervikuks, osad raamivad, osad annavad struktuuri ja kõik nad töötavad nagu selle nimel, et seda ruumi umbrohule vähendada. 7. Loo ilu, mis kestab kauem, ehk siis ära vali ainult taimi õie järgi. õis on imeline, aga õitsemine on, paljudel taimedel on ta lühike hetk. aed peab kandma ka enne ja pärast õitsemist. Põhiõitsemine, kui sul on floksi õitsemine, siis mis sul on enne seal või mis sul on pärast seal? ja sellepärast on olulised ka struktuurtaimed, kõrrelised, tugevad põõsavormid, leheilu, oksteilu, tekstuuri kontrastid ja taimed, mis näevad head välja ka pärast õitsemist. no siin on üks näide. Astilbe õitseb parasjagu, aga luhtkastevar, see on ära õitsenud ja sihuke nagu hele valkjas sihuke pudi ja et noh, mõtleks, et oh, võtaks sirbi ja lõikaks maha. aga tegelikkuses ta jääb mul talveks alles siia ja härmatisega tuleb see õieilu nagu mega hästi esile, aga see ei saa tekkida, kui ma selle maha võtan. et kui see aed on ainult üles ehitatud õitele, siis ta vajabki palju rohkem sättimist. aga kui tal on nagu vormid ka ja struktuurid, tekstuurid ja see kihilisus, rindelisus, siis see ilu püsib kauem. ja nüüd sa saad juba oma aia peale mõelda, et mis osa sinu aiast nõuab nagu kõige rohkem aega ja kas see on tõesti vajalik seda sinna panustada, mida saaks võib-olla lihtsustada. ma näen väga palju seda, et mida väiksem on aed, seda rohkem tehakse seal ka nii-öelda neid mõttetuid asju, mida tegelikult tegema ei peaks. et no a la mingid väikeste õite ärakorjamised, ma ei räägi, et näiteks poiengil võid loomulikult ja peakski need vanad õied ära lõikama, sest need ei ole enam ilusad ja need on suured sellised mädanevad tutsakad siis kuskil seal otsas, kui kroonlehed ka ära ei pudene näiteks. aga mingeid asju sa ei pea tegema. Siis mõtle selle peale, et kas on liiga palju võib-olla killustatust, kas sinu aias on piisavalt kordust, kas need taimed on valitud kasvukoha järgi, et need taimed või need küsimused, jah, mitte taimed, vaid küsimused võivad olla ebamugavad, sest nad näitavad kätte kohe kohad, et mida oled võib-olla aastaid lihtsalt edasi hooldanud või edasi lükanud. aga vot siit kohast algabki nagu muutus. et mitte sellest, et sa ostad veel ühe ilusa taime, vaid sellest, et hakkad aru saama, et miks mõni koht sinu aias sind väsitab. jah. ja kui sa peaksid nagu tänasest võtma kaasa ainult 5 põhimõtet, siis need on sinu ees siin. esimene on see: lihtsusta, suurenda tervikuid, vähenda keerulisi hoolduskohti, vali õiged taimed ja loo rahulik struktuur. et need 5 põhimõtted aitavad sul teha neid otsuseid palju paremini juba enne, kui sa midagi ostad või midagi ümber hakkad tegema. ja pane tähele, et ükski neist ei ütle, et aed peaks olema tühi või igav, vaid vastupidi, need aitavad luua sellise aia, mille ilu ei sõltu nagu pidevast pingutusest. nii et jah, see hea aed ei ole see, mis nõuab sinult kõige rohkem, vaid vahel ongi nagu inimestel tunne, et kui nad ei pinguta kogu aeg, siis nad ei ole head aiaomanikud. aga aed ei peaks, mitte ilmtingimata ei peaks kogu sinu energiat ära võtma. jah, hea aed töötabki koos sinu eluga. ta pakub seda ilu argipäevas ja ta ei muutu kohe inetuks ja umbrohtunuks, kui sa nädal aega mitte midagi ei tee. ja üks soovitus võib-olla siit veel, et tasub alustada ühest alast pihta ja sellega edasi nii-öelda areneda, edasi kasvada, mitte tahta, et ma nüüd 1 aastaga teen terve aia korraga valmis. võtame siis selle sisu osa kokku, et probleem ei ole tavaliselt selles, et sa ei pinguta piisavalt, vaid sageli on probleem aia ülesehituses. hea aiakujundus vähendab aiahooldus koormust, et see on, noh, ma ei tea, seda me oleme juba
testinud sadu ja sadu kordi, et vähem hoolt vajav aed võib olla väga ilus ja targad valikud loovadki selle rahuliku ja toimiva terviku. Et kui sa tundsid täna ära mõne koha oma aias, siis ära süüdista ennast. See on lihtsalt märk, et võib-olla ei vaja see koht rohkem hooldust, vaid lihtsalt paremat lahendust, teistmoodi nagu mõtlemist. Ja mis on siis järgmine samm, et kui sa soovid muuta oma aia terviklikumaks, ilusamaks, loogilisemaks ja vähem hoolt nõudvaks, siis järgmine samm on õppida oma aeda tervikuna nägema ja seda teadlikult siis kujundama. Ja see on oskus. Seda ei pea sündides oskama ja seda paljud ei oskagi sündides. Ja just siin jäävadki nagu paljud inimesed kinni, et nad saavad aru, et midagi tuleks muuta, aga nad ei tea, kust alustada või mis järjekorras liikuda. Sellepärast ongi oluline, et sul oleks süsteem, sul oleks tugi. Jah? Ja üksi on seda päris raske teha, sest ideid on palju, puudub selge järjestus. Siis, ma ei tea, sõbranna ütleb, et ei, ära seda tee, see ei ole nagu normaalne, et sa lähed nüüd kaevama. Või abikaasa ütleb, et issand jumal, kas sa nüüd süüa ei teegi enam, nüüd sa oledki ainult aias või et sa võid teha üksikuid töid ja üksikud tööd nagu ei loo seda tervikut veel. Sa võid ka osta taimi, aga taimed üksi ei lahenda seda aia struktuuri, et sa võid ka rohida, aga rohinemine ei lahenda seda kohta, mis vajab nagu ümberkujundamist. Et need valed otsused võivad hoolduskoormust hoopis kasvatada ja ilma plaanita kulubki rohkem aega, kulubki rohkem raha, energiat. Ja sellepärast me lõime ka Unistuste aiaklubi, et aiaomanikud ei peaks jääma oma küsimustega üksi. See on siis selline koht, kus sa saad õppida, kus sa saad areneda, kus sa saad tulla küsima. Kusjuures täna õhtul on meil Unistuste aiaklubi kõne Reet Palusaluga. Nii et värsked liikmed saavad tulla ka sinna juba osalema. Ja kuidas see klubi siis töötab? Unistuste aiaklubis on meil siis veebikoolitused, meil on Zoom-kõned, meil on kinnine Facebooki grupp, kus sa saad siis esitada oma küsimusi ja miks me selle loonud oleme, on sellepärast, et paljud aiaomanikud on hädas samade teemadega. Kas see on siis taimede valik, kas see on taimede paigutus, umbrohud, hooldus, kujunduse terviklikkus, kust alustada, mida mitte teha või mida teha. Ja klubis sa saad õppida kodust, ilma et sa peaksid kuhugi tulema, vaadata neid kõnesid, kui sulle ei sobi otse tulla osalema, saad järele vaadata ja liikuda edasi omas tempos. Aga sa ei ole üksi, sa saad iga kell küsima tulla ja saada siis julgustust ja näha ka nagu teiste aiaomanike teekonda, et seal on väga toetav grupp erinevatest aiapidajatest, kes jagavad oma teekonda, kuidas nad nagu edasi toimetavad. Ja see on väga oluline, sest et sageli ei takista inimest mitte teadmiste puudus, vaid esiteks segadus ja teiseks ebakindlus, kas ma teen õigesti ja siis tuleb veel juurde ka see, et keegi sinu tutvusringkonnast ütleb, et issand jumal, mida sa teed, kas sa oled hulluks läinud? Jah. Ja mida siis klubi liikmed räägivad, et Kadri ütleb väga hästi, et enne klubiga liitumist oli palju asjatut rapsimist, et tegin küll, aga päris rahule ei jäänud. Kusjuures ma pean ütlema, et Kadri on väga-väga töökas naine ja nüüd on tekkinud süsteem ja arusaamine tegemistest, et see ongi üks klubi suurimaid väärtuseid, süsteem, et kui süsteemi pole, siis sa teed kogu aeg midagi, aga ei pruugi liikuda õiges suunas. Kui süsteem tekib, sa saad aru, mida teha, miks teha, mida jätta võib-olla tegemata, et aias ei ole vaja lihtsalt rohkem tegevust, vaid on vaja õigemat tegevust. Jah? Kui sa praegusele hooldusele või aiale lisad juurde rohkem rohimist, rohkem kapatamist, rohkem kõplamist, siis see ei pruugi sinu aeda mitte üldse viia nagu lihtsama aia suunas. Ja veel näide Kadri aiast, et sellised tulemused ei teki üleöö ega ainult ühe nipiga. Keegi küsis ühte nippi, kuidas naadist lahti saada. Naadist saab süsteemiga lahti. Seal on mitu nagu süsteemset teadmist vaja naadi osas. Kaevamine on jah, kõige lihtsustatult öelda, et tuleb välja kaevata. See on kõige lihtsam nagu ühe sõnaga öelda. Aga seal on taga süsteem, kuidas see kaevamine käib. Ja seda me õpime ka Unistuste aiaklubis kusjuures. Ehk siis
need alad tekivad siis, kui see inimene hakkab oma aeda teadlikumalt vaatama, mis töötab, mis ei tööta, mida siduda, mida muuta, millised taimed sobivad ja kuidas luua see tugevam tervik. Et klubi roll ei ole teha sinu eest aeda valmis, vaid klubi roll on anda sulle teadmised, see tugi ja suund, et sa saaksid oma aeda ise teadlikumalt arendada. Ja siin on veel näiteid klubi liikmete aedadest, et mulle meeldib nende näidete juures see, et need ei ole lihtsalt teoreetilised mõtted, vaid need on päris inimeste päris aiad. Iga aed on erinev ja igal inimesel on erinev krunt ja pinnas ja kui palju tal aega on selle aia nagu aias toimetamiseks või mis on ta eelistused või mis on tema võimalused, aga põhimõtted jäävad samaks. Ongi terviklikkus, on õiged taimed, on selged alad, on kordus, teadlikud otsused ja kui need põhimõtted hakkavad tööle, siis see aia üldmulje nagu paratamatult muutub. Jaanika, Jaanika sai ka äkki eelmine või üle-eelmine aasta presidendi auhinna ja tema ütleb, et üks 30 ruutmeetrine lillepeenar sai katsealuseks võetud ja on seni mega rahul. Et see on väga oluline näide, sest et paljud inimesed ei usu, et vähe hooldust vajav peenar on võimalik. Arvataksegi seda, et kui peenar on õitsev ja lopsakas, siis peab see automaatselt tähendama väga palju tööd. Aga kui see pinnas on ette valmistatud, kui ta on püsiumbrohu vabalt tehtud, taimed on valitud kasvukohale sobivad ja istutus on läbi mõeldud, siis võib see pinnar olla ilus ja samal ajal ka mõistliku hoolduskoormusega. Et see on täpselt see, et mida me klubis ka siis õpime ja mida sa siis saad läbi teha. Jaanika toob välja, nüüd teine Jaanika toob välja ka professionaalse ja toetava meeskonna ning võimaluse oma unistuste aeda ise luua ja samal ajal palju õppida. Ja see ongi nagu väga oluline, et klubi ei võta sinult oma aia loomise rõõmu ära. Et vastupidi, see annab sulle kindlust, see annab sulle teadmisi, et sa saaksid ise paremaid otsuseid teha. Ja me kasvame ise nagu iga päev nende asjadega koos. Et need materjalid, need juhendid, webinarid, küsimuste vastamine loovadki keskkonna, kus sa ei pea enam nagu üksi internetist vastuseid otsima või huupi katsetama hakkama, vaid sa saad liikuda edasi samm-sammult. No siin on veel mõned klubiliikmete aiad, et need näited aitavad ka näha, et oma aia muutmine ei pea algama siis täiuslikust plaanist või tohutust eelarvest, vaid see algabki teadlikumast vaatamisest, et mis minu aias töötab, mis mind koormab, kus on liiga palju killustatust võib-olla, kus saaks luua suurema terviku, millised taimed sobivad võib-olla minu tingimustesse. Et kui sa hakkad neid küsimusi küsima, muutub kogu aiapidamine palju-palju selgemaks. Ja see Unistuste Aia klubi ei anna sulle lihtsalt infot, seda infot on maailmas niigi väga-väga palju, vaid ta aitab sul liikuma hakata. Sa saad selle selge alguspunkti kätte, sa saad hoolduskoormuse vähendamiseks süsteemi, sa saad abi taimede ja kasvukohtade mõistmisel, sa saad tuge, kuidas otsuseid teha, sa saad küsida, kui sa oled nagu kahe vahel, et mida siis teha või mida tegemata jätta ja ma väga julgustan küsima sest et muidu me ei saa sind nii-öelda nii hästi võib-olla toetada. Sa saad inspiratsiooni teistest aedadest ja kindlust, et sa liigudki õiges suunas. Et kui see webinar täna tekitas sinus tunde, et jah, ma tahan oma aeda tervikuna paremini nägema õppida, siis klubi on selleks väga hea järgmine samm. Või kui sulle tundus, et sul tekkis nagu nii palju küsimusi juurde, mida me täna ei jõua siin selle ajaraamis nagu ära läbi käia, siis klubi on see koht, kus sa saad kaasa teha. Ja see klubi sobibki sulle, et kui sa tahad oma aeda paremaks muuta, aga sa ei taha teha juhuslikke otsuseid. Või kui sa soovid vähem segadust ja rohkem selgust või kui sa tahad nagu kulukaid vigu vältida. Et see aed oleks ilusam ja lihtsam hooldada. Et see ei ole ainult inimesele, kellel on juba ideaalne aed, vaid pigem vastupidi, see on inimesele, kes tahab oma aeda arendada ja teadlikult arendada samm-sammult ja nagu päris tulemuseni. Ja sinna klubisse sa saad tulla aastase liitumisega. Kuu liitumisega võid ka tulla, aga aastane liitumine on, ma näen nende aiaomanike puhul, kes tulevad aastaks, nad pühendavadki aastaks selle aastase raami mitte igapäevaõppimisele, vaid ongi võib-olla
kord nädalas või kord 2 nädala tagant ja nagu sihipäraselt tegutsemisele, et mõtle sellele kui terve aasta pikkusele toele oma aia nagu teadlikuks arendamiseks. Ja klubis sa saad siis jah, aastapaketiga sa saad tuge terveks aastaks. Sa saad praktilisi juhiseid oma aia arendamiseks, sa saad selgust, millele keskenduda ja kindlust, et sa liigud õiges suunas. Ja loomulikult ka motivatsiooni oma aias päriselt edasi minna. Et see on väga oluline, sest aia muutmine ei toimu 1 nädalaga. See toimub samm-sammult. Aga kui sul on terve aasta tugi ja sul on terve aasta süsteem, siis sa ei pea nagu igal kevadel nullist alustama, sa saad juba mingid alad paika, et nad igal aastal toimivad. Ja liitudes tulevad kaasa ka siis webinari erikingitused. Nende hulgas on siis minu aia hoolduskoormuse audit, mis aitab sul aru saada, et millised kohad aias sind päriselt kõige rohkem koormavad. See tuleb siis, need boonused tulevad sul kaasa nii aastase paketiga kui ka kuumaksega, need boonused. Lisaks sa saad siis ka Paul Neitsovi kontserdi pääsu Palusalu aeda. See toimub siis 22. augustil, kus me tunnustame siis kauneid aedu, kus me anname üle aiakujunduse ja sertifitseerimiskursuse õpilastele tunnistused. Et see on nii-öelda selline aasta kokkuvõttev tähistamine. Siis mis seal veel on boonuseks, on Canva veebitöötuba, kus ma õpetan, kuidas Canva abil plaane joonistada, siis ai abil aia kujundamise koolituse. seal ma õpetan, kuidas ai-d kasutada aia kujundamisel ja Palusalu aia avatud pääsu 2026. aastal, et sa saaksid nagu reaalsest aiast inspiratsiooni, sa saaksid näha, kuidas taimed kasvavad Eesti tingimustes, mis on üldse võimalik. et selline praktiline ja seal on muideks töötoad ka kaasas, nii et sa saad töötubadele tulla osalema. Ja taimenimekirjade komplekti saad ka boonusena. Et need kingitused ei ole lihtsalt lisad, vaid need aitavad sul saada rohkem selgust, nad aitavad rohkem inspiratsiooni saada, praktilisi tööriistu, et oma aiaga nagu edasi liikuda. Ja boonuste koguväärtus on üle 197 €. Need kehtivad sulle kuni 25. juunini. Ja kui sa liitud nüüd aastamaksega 24 tunni jooksul ehk siis kiire liituja boonused ma annan sulle lisaks ja esimene kiire liituja boonus on aia esmane analüüs. See tähendab seda, et me vaatame koos üle sinu aia ja ma annan sulle soovitused, kuidas kujundust terviklikumaks saada, kuidas aeda lihtsustada, midagi taolist, nagu ma täna tegin, aga sinuga üks-ühele, sa saad mulle vastu rääkida, sa saad oma aeda ja aiakujundust täpsustada ja see on nagu hea koht, kust saada nagu see esimene start kätte. Ja tänase webinari teemaga on jah, see nagu väga otseselt seotud, et sa täna nägid ka, et kuidas ma analüüsin seda aeda Maa-ameti põhjal, et see kiire liituja boonus annab sulle siis võimaluse saada nagu sarnane suund oma aia kohta. Ja teiseks, sa saad kaasa Wolf-seeria kobesti lihtsaks peenarde hoolduseks, mis on tavahinnaga siis 100 €. Et see kobesti on nüüd selline kobesti, mis on õige kaldanurga all, mis läheb päriselt maasse ja teeb sinu eest väga palju tööd ära. Nii et see on üks meie lemmikutest kobestistest, mida me ise kasutame ka aiahooldusel. Ja need boonused kehtivad kuni 19. juunini kella 2-ni. Ja kui sa tead, et sa tahad oma aia sel aastal päriselt fookusesse võtta, siis aastamaksega liitumine annab sulle selleks igal juhul kõige tugevama stardi. Nii et ootan sind rõõmuga klubisse edusamme tegema. Nii et suur-suur tänu, et sa täna lõpuni olid ja nüüd me loosime välja ka ühe osalejate vahel, kes meil siin otse on, pääsu Unistuste aia klubisse 1 kuuks ja ma loodan, et tänasest jäi sulle kõlama üks oluline mõte, et kui aed nõuab liiga palju hoolt, siis see ei tähenda seda, et sina oled ebaõnnestunud aiaomanik, vaid väga sageli see tähendab seda, et aed vajab lihtsalt paremat ülesehitust, selgemat tervikut ja targemaid valikuid. Nii et teeme ära loosimise.
Loosimise jaoks ma palun, et sa kirjutaksid, chati, siin on väga palju toredaid kommentaare. Ja aitäh kõigile kommentaaride eest. ma pärast vaatan veel üle. et ma vaatan korraks, olen siin väikses aknakeses. Ma vastan korra ära mõned küsimused, mis siia on tulnud, enne kui me selle loosi juurde läheme. Äh, äh, nii. kuulan sind alati ja saan inspiratsiooni edasi tegutsemiseks. aitäh, Marika. see klubi tundub tore mõte. oled väga oodatud. minu aiast vist kõik valesti, igatahes on, kust alustada. jah, kui sa tunned, et nii, nüüd Maria rääkis, et mis kõik valesti on, et appikene, nüüd ma olen täiesti läbi kukkunud. jah, sulle võib tunduda, et nüüd kõik on valesti ja maailm kukub kokku, aga ära võta seda kui maailma lõppu, vaid võta seda kui võimalust, sul on mingid kogemused, mida sa oled juba teinud ja me saame selle pealt minna edasi, kuidas seda nagu kogemust ära kasutada ja hakata muutma oma aeda lihtsamas suunas. sa ei saa teha ju nagu ütleme niimoodi õigesti, õiget ja valet ei ole, aga ma ütlen, miks ma ütlen õige või vale, sellepärast et üks meetod aitab sul lihtsamini aeda korras hoida, teine meetod ei aita nii lihtsasti korras hoida. kui sa tahad, et aed hakkaks lihtsamini tööle, siis tuleb seal mingeid asju muuta teisiti, struktuuri teisiti muuta. Nii, panin tähele, et olles sel aastal tihedamalt rohinud, on hein veelgi hoogsamalt kasvama hakanud, võib-olla seega rohkemast vihmast. Ja kui sa tihedamalt rohid ja vesihein hakkab rohkem kasvama, siis vaata üle see, et kas multsikiht on saanud kannatada. see võib tulla väga lihtsasti sellest ja teine asi on muidugi see, et on väga vihmane olnud ja vesihein armastab sellist jahedat ilma ja vihmast ilma. jah. millal aed avatud? aed on avatud juulikuus, augustikuus ja oktoobris. kõik avatud aia kuupäevad on leitavad aadressil palusaluaiad.ee. kas sa tuled aeda kohale aiaanalüüsiks? see aiaanalüüs, mis on Unistuste Aiaklubi raames, see toimub veebi vahendusel, ehk siis sa saad näidata mulle oma aiavideot, sa võid mind otse kaameraga aeda viia. selleks ma kohale ei tule, aga kui sa soovid kohapealset analüüsi, siis me pakume seda ka. aga see ei ole selle pakkumise raames. kuidas aia hoolduskoormuse audit välja näeb, toimub? aia hoolduskoormuse audit, mis tuleb sulle boonusena kaasa, see on nüüd digitaalne Drive'i dokument, kus on ette antud küsimused, punktid, mida sa pead ise nii-öelda läbi töötama, millele sa pead siis vastama ja täitma. nii, Külli kirjutab, aastamaksega tuleb lõppkokkuvõttes soodsam ja boonuseid on ka rohkem. olen tänulik Mariale ja Reedale väga paljude webinaride eest, mida saab korduvalt vaadata just mulle huvipakkuval teemal. suur tänu kõige eest, olete väga inspireerivad aiamentorid. aitäh sulle, Külli. nii, tahaks küll pääsu, Triin, aga oled väga oodatud. nii, lähen täna oma aeda uudse pilguga üle vaatama, just. aitäh, mees tahab muru, mina taimi, teeme kompromissi, teeme palju istutusalasid. jah, kui mees tahab muru ja sina tahad taimi, siis loomulikult tuleb teha kompromiss, sest et me ei saa ainult arvestada, et okei, mees tahab ainult muru ja mina tahan ainult taimi, vaid ongi murualad ja on istutusalad. aga millest me saame alustada? me saame alustada, et me teeme istutusalad, siis ühe istutusala ja siis vaatame, kuidas see hakkab nagu meeldima. ja huvitaval kombel need mehed, kes on olnud varasemalt väga muruusku ja väga ilusad murud on korras hoidnud ja nad näevad neid uhkeid istutusalasid, siis nad hakkavad nende üle väga palju uhkust tundma, sellepärast et külalised, kes tulevad nende aeda, hakkavad ütlema, et oo, kui äge, et kes selle tegi ja nii äge on ju. ja kusjuures ma näen seda paljude nagu õpilaste puhul, kui nad hakkavad muutusi tegema, siis meestele hakkab see meeldima, nagu väga paljudele hakkab see meeldima. nii, taaskord palju kasulikku infot, aitäh, oli väga innustav. tänan, sain palju mõtteaineid, alustame täitsa algusest.
sain ka palju mõtteainet, et ja emale soovitada naatidega tegelemist, ta on nendega ikka väga hädas, tundub, et terve suvi tegeleb naatidega. just, ei ole mõtet terve suvi tegeleda naatidega. kui naat on sees, siis ei olegi midagi teha, siis tuleb hakata uuesti otsast peale rajama ja tuleb rajada see puhtalt. aga selleks on vaja süsteemi, lihtsalt nii-öelda hargiga naadi väljakaevamine ei too mingit tulemust. uue aiaomanikuna vanast talukohast sain palju inspiratsiooni, kuidas me saame edasi toimetada. mõtteid nii palju. ei oska ikkagi alustada. Sirje, oled oodatud väga Unistusaia klubisse, teeme kõne, vaatame, kust me saame sinuga alustada. suured tänud, sain mitu taipamist, lähen kohe aeda. aitäh, Maria, väga hea hommikutund oli, mulle jäi kõlama kordused nagu hea akord muusikas ja muidugi palju asju veel ja aed muutub koos aja ja enda elustiiliga. oi, kui palju toredaid kommentaare. võtmesõna umbrohu kasvamise takistamiseks on ümber taimede multsiga katmine. ei ole, see ei ole ainuke. no see on, mults on üks asi, mis takistab siis, kui umbrohud on välja kaevatud, püsiumbrohud. jah, siis on ta võlusõna. pluss ka taimed, mis sa sinna valid. taimed peavad katma selle pinna ära, et ainult multsist ei ole kasu. aitäh, sain jälle kindlust juurde, aitäh, ilmselt tuleb minulgi üht-teist ümber teha, mingi idee hakkas tiksuma. hea aed on see, mis töötab sinu eluga koos. suured tänud. no teeme ära nüüd lõpuks selle loosi ja ma palun sinult numbrit 1-148-ni ja ma teen ära selle loosimise. nii, ja ma võtan esimese numbri ja ütle mulle nüüd alt või ülevalt. esimene number on 7. ja vaatame, mis siin tuleb. Alt. alt number 7. väga lihtne loos täna. võtame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ja 7, meil on väga anonüümsed inimesed täna siin jälle. 7 auhinna on võitnud V ja V, ole hea, ma kirjutan sulle ja ole hea, saada meile oma meiliaadress, et saaksime auhinna sulle üle anda. nii. ole hea, saada meile oma aadress. ja sina oled võitnud siis 1 kuu Unistusaia klubis ja selle klubi info me saadame sulle meili peale, kuidas sa selle siis kätte saad. palju-palju õnne sulle ja ma loodan, et sa võtad sellest klubist nii-öelda maksimumi, et enda aeda siis või enda aia muutmist alustada, et enda aias mõni nipp Unistuste aia klubist võtta ja kasutusele siis, kasutusse praktiseerida. nii et palju-palju õnne Veele, ole hea, saada oma meiliaadress, saime juba kätte. aitäh sulle. nii, ma saadan sellega kohe Maigritile. Maigrit siis kirjutab sulle, et kuidas sa selle auhinna kätte saad. ja kõigile teistele suur-suur tänu, et sa osalesid ja me kohtume sinuga jälle kuskil järgmisel ajal järgmises kohas. ma ootan sind väga klubisse ja ootan sind avatud aeda või kontserdile. nii et ilusat suve sulle ja ma loodan, et sa saad naadist õige pea vabaks, kui sul see probleem veel on. ja loodan, et umbrohud sind sel suvel väga ei kiusa. ilusat.